Ma sain aru, et me oleme saanud külge Austraalia needuse. Ja et nagu nii äge ja kõik on nii tore siin Austraalias ja me ju tahame siin olla ja siis elu on ilus seniks, kuni tuleb jälle see hetk, kui sa tuled Eestist tagasi siia või siis keegi läheb sult siit külast ära. Minu jaoks ei ole üpris nagu vahet. Et alati on nõme sõpru ja sõprade ja perega hüvasti jätta, aga minu jaoks ei ole väga vahet, kas mina olen see, kes läheb või teine inimene on see, kes läheb. Kas ma ei või olla normaalne inimene, olla lihtsalt rahul sellega, kus ma olen, kus on minu pere ja elada Eestis? Et mina jällegi mingil määral nagu vaatan seda hoopis teistmoodi. Vend on alati siin, ema on alati olemas, isa on alati olemas, on ju, ma see nädalavahetus veel ei jõua koju, küll ma jõuan ja siis lõpuks elad küll samas riigis, elad kas või samas, elad Tartus mõlemad, näed aastas 3 korda, on ju. Aga kui te elate samas riigis oma vanematega, siis ma ei tea, minge külla neile. Jah, minge külla neile. Tere tulemast kuulama ja vaatama, miks mitte podcasti järjekordset episoodi. Oleme oma väikselt pausilt tagasi, või tegelikult lihtsalt jäi siin nädalake jäi vahele podcasti, kuna see nädal Brenda ema läks tagasi, nii et, aga nüüd oleme tagasi. Jah. Nii et täna lihtsalt ajame teiega natukene juttu, ajame omavahel juttu. Ei, see on nii, ära nii ütle, sest see kõlab nii igavalt. Ma paneks juba podcasti kinni, lihtsalt ajame juttu ja ajame Brenda räägib teiega teile, juttu. mis me täna tegema hakkame. Me hakkame rääkima erinevatel teemadel, et meil ei tule täna, kui meie muidu podcast on tavaliselt, me räägime meie lugu mingist hetkest või meil on siis Pimesi top 5 või meil on mingisugused formaadid, siis täna me teeme väga palju erinevatel teemadel juttu, mida on tegelikult meie kuulajad saatnud meile või siis on mingisugused huvitavad teemad, mida me oleme rääkinud kellegiga Instagramis, kes on mingi, see on nii hea teema, mida võiksite podcastis rääkida. Ja siis ma olen vaikselt neid asju notsidesse kirja pannud, väga palju asju olen kindlasti ära unustanud, aga et me siis lihtsalt ei ole ühte kindlat teemat, aga me räägime siis erinevatel teemadel, et mingid süksid asjad, mille peale me ise ei tuleks, et räägime näiteks Austraalia veest. või siis näiteks mul käis ema siin, selle kohta on väga palju küsimusi tulnud, me natuke räägime sellest ja nii edasi. Nii et meil on tegelikult üks episood veel, kus me oleme rääkinud niimoodi erinevatest teemadest. Ja mulle tundub, et see nagu meeldib ka rahvale, et ei pea olema alati mingi üks kindel teema, millest me räägime. Ja ma ei tea, kas me täna jõuame iga episood, kui me natuke sellele teemale tuleme, siis me räägime, et varsti me räägime sellest sponsorist. Me peame selle ära tegema nagu kohe, sellepärast, et neid küsimusi sponsori osas on mega palju. On küsimusi, et mis see sponsor endast kujutab, siis ma isegi ei tea, kuidas seda ühes podcastis kokku võtta. Rääkimata siis vastata lihtsalt sellele küsimusele. Ja see on nagu selline müstiline asi, mida kõik kuulevad, et saad minna Aussi teha 1 aasta, võib-olla siis 2, võib-olla 3, 3 on maksimaalne, mis sa oma working holiday'ga teha saad. Ja siis tegelikult ju kõik teavad, et on variante veel siia jäämiseks, aga need on rasked. Sa tead, et oi, nii keeruline. Mis see keeruline tähendab? Kõik ütlevad, et seda on nii keeruline saada, kas sa siis tuled õppima või sul on mingi skill või saad mingi sponsori või ma ei tea, mis variandid veel on ja. Et siis alati on kuidagi siuke, et kõik ajavad nagu mingit häma, mingit mulli sellest. Ja siis täpselt ei saa aru, et nagu, mis seal siis nii keerulist on, et miks mul ei ole varianti jääda. Meie tuleme räägime nii, nagu on. Räägime ära selle lõpuks ometi, et sellest on nagu nii palju juttu olnud, et ma arvan, et see avaks nagu see seletaks nii palju, miks mingid inimesed on, kus nad on, aga ma ei tea, me oleme ise ka mitu korda maininud, et me elame Griffithis ja me elame ühes linnas, mis on ookeanist 6 tunni kaugusel. Päris ausalt ei valiks seda oma koduks selles mõttes. Aga miks me siis siin oleme? 4 aastat elame siin on ja. Et tegelikult ta ei ole nii halb linn ka, kui alguses tundus. Aga ma tahtsin tegelikult korraks Griffithist rääkida küll. See on üks asi, mida ma kogu aeg Instagramis puudutan, et me kogu aeg räägime, et Griffith siuke mingi maakoht ja mitte halvaga, aga lihtsalt väike koht või maakoht on ja. Ja siis ma just nagu, et tegelikult Griffithis elab nagu muidu püsivalt nagu 30 000 inimest on ja. Pärnu, Rakvere, mis iganes, nagu et need on ikkagi Eesti mõistes ju siuksed suuremad linnad, peaks ütlema. Ja lisaks sellele, tahtsid ise lisada? Ja lisaks sellele, nagu ma ütlesin, me oleme ühelt poolt 6 tunni kaugusel ookeanist, teiselt poolt 7 tunni kaugusel ookeanist, autosõidu kaugusel siis.
siis meie ümber nagu meie ümber on mega palju linnu, millele siis see linn on tsentral, nii et igapäevaselt see linn tegelikult teenindab mega palju inimesi ja lisaks sellele lendab 3 korda päevas lennuk siia linna. See on minu esmaspäeva avastus, mis sa naerad? Jah, 3 korda päevas. Ma ei ole enne mõelnud sellele. Mõni päev isegi 4 korda, mõni päev isegi 5 korda. Nii et kui sa nüüd mõtled, kas sul nagu maa kohta lendab lennuk 3 korda päevas Sydneyst, siis nagu, jah, Austraalia mõttes jah, on ja, aga kui me räägime Eestis nagu inimestele, et me elame siin mingi maal, me elame ikkagi üsna kõrbes. No me elame ikkagi maal. Ja me elame maal. Tegelikult me nüüd avastasime ka nagu te arvatavasti olete näinud kuskilt YouTube'ist või Instagramist, kui te jälgite, siis Brenda ema just käis. Et ja sellest on enne minu pere ka käinud ja et nagu on küll teha siin ikka, et nagu selles mõttes jah, et lõppkokkuvõttes see linn, kus elab 30 000 inimest, on ju, et see päris pommiauk ei ole. Aga et jah, siin on teha, aga samas me ikkagi elame, see on ikkagi, jah, me oleme ikkagi väga eraldatud. Jah. No see on jälle selline, see on jälle nii suhteline, et kui ma olen nagu teiste inimestega jälle mõtlen, kes elavad ka kuskil Austraalias, kes teevad ka sponsorit ja nii edasi, et just nagu need jutuajamised, mis mul olnud ongi, et me elame kõik kuskil pommiaugus. Ma olen ise ka kunagi seda Griffiti kohta kasutanud. Siis olgem ausad, tegelikult see ei ole ikka pommiauk, et mul on nagu mitu poodi, kuhu minna, et on inimesi, kes elavad niimoodi, et neil ongi toidupood on 2 tunni kaugusel ja see on väga okei, kui sa teed sponsorit ja tahad siia jääda ja see on nagu üks siuke tavaline ohverdus, mida sa tood tegelikult, et sa eladki kuskil päriselt pommiaugus. Nii et jah, ma tabasin ennast mõttelt, et siia lendab lennuk 3 korda päevas ja need lennukid on tavaliselt täis. Iga kord, kui mina olen seal lennujaamas käinud, on ju. Nii et lihtsalt me oleme nii palju kordi rääkinud sellest maakohast ja siis kui inimene kirjutab mulle, et et nii õudne on ikka siin pommiaugus olla ja siis ma kuulen, kuidas ta räägib, kus ta elab, siis mulle tundus, et see ei ole aus, et me kutsume seda kohta pommiauguks lihtsalt, et siis ma sellepärast tahtsin nagu siin rääkida seda. Aga see ongi suhtleline, mis kelle jaoks? See on suhtleline jah. Et tegelikult jah, meil on kõik et mina ütlen alati niimoodi, et kui keegi küsib või räägime sellest, siis mina ütlen, et see ei ole nagu halb koht, kus elada, et kõik kõik vajalikud asjad on eluks olemas. Yeah. Meil on toidupoed olemas, meil on spordipoed olemas, meil on ujula, kino, bowling, on ju ehituspoode mitu tükki, et selles mõttes igapäevas 99% asjadest, mis sa mõtled, mul oleks seda vaja või ma tahaks seda teha, siis sa saad neid asju teha. Jah, muidugi on palju asju, mida saab teha, ja kõige suurem asi on, eks ole, siis ookean, mida meil ei ole siin. Et selles mõttes ei ole Griffith halb koht elada, eriti kui me räägime sponsori tegemisest, siis jah, muidugi on inimesi, kes elavad kohtades, kus toidupood on 3 tunni kaugusel ja et need on tõesti väga, väga eraldatud kohad. Ja siin ongi nagu tuleb mängu see, et me peame seda sponsori asja nagu pikalt ja laialt otsast lõpuni ära rääkima. Äkki teeme selle järgmise episoodina. No teeme ära, siis on tehtud. Et lihtsalt siit tulebki mängu see, et sponsorit raske saada, saad oma sponsori, mida see üldse tähendab, aga see ka, et nagu sa ei saa teha sponsorit tegelikult linnas enamasti. Sa ei saa minna Sydneysse elada 3-4 aastat Sydneysse teha seal sponsorit, et seda enam see on väga okei koht, kus sponsorit teha ja jällegi Griffith on niisugune multikulti koht, et ma arvan, et ma võiksin terve maailmaga siin ühes linnas kohtuda võimaliselt. Nagu siit on igalt poolt igast maailma otsast on keegi siia tulnud. Absoluutselt. Ja eestlasi juba igapäevaselt elab siin väga palju, aga nagu kui me võtame reaalselt jaanuari kuni aprilli, siin on kindlasti 100 kui mitte 200 eestlast, vaata. Nii et jah, ühesõnaga. Ei ole halb koht, kus olla ja sponsorit teha ja ma tahtsin selle siia öelda ära, et me ei vingu vaata, et ei ole nagu nii pommiauk nüüd kaasa. Ei ole midagi hullu. Nii, aga viskame, tegelikult me ei ole salvestanud podcasti nüüd paar nädalat. No ausalt ütleks siis 6 aega, me vahepeal tegime boonusepisoodi. Me tegime veebruari boonusepisoodi, aga siis kui sinu ema siin oli, siis me ei salvestanud välja arvatud seda boonusepisoodi. Me salvestasime ette teile sisu. Mis tunne on nüüd? Minul on vanemad 2 korda käinud,
mis tunne on, kui nüüd ema on ära käinud Austraalias, veetis siin 4 nädalat? Mul on selline tunne, et ma ei saa teha podcasti Instagrami enam koos. Sest ma olen rääkinud nagu Instagramis, ma saan aru, et see on hea pikk formaat, kus ma saan neid asju teha, aga ma tunnen, et ma olen nagu natuke seal Instagramis juba päris pikalt rääkinud ja kuidagi see on nagu juba kõik teavad, on ju, juba räägitud, aga tegelikult enamik võib-olla ei jälgi meid Instagramis ja ei ole näinud neid asju seal. Aga et tundub siuke nagu ära leierdatud juba kõik, mis ma räägin No siin. kas sa võid lühidalt ka lihtsalt kokku võtta, Jah. mis tunded sul on, kui Jah, ütleme niimoodi, et mis meil on 7. aasta jookseb, on ju, ja nüüd mul siis ema esimest korda tuli külla. Ja kui siin võtta nagu mingid küsimusi ka, mis keegi küsinud on, et a la, et kas mul ema juba ei taha näiteks siia kolida või mingid sellised asjad, siis mul on väikesed vennad. Et mul on 3 venda, kellest 2 käivad reaalselt algklassides. Nii et see on nagu põhjus, miks mul ei saanud pere varem tulla ja ka praegu tuli ainult tema, on ju. Mis see küsimus oli? ma ei tea, et mis tunded, emotsioone, kuidas meeldis, Ei, no, kõik. Jah, väga tore oli. Selles mõttes, et ma väga ootasin teda ja ma ütlesin ka nagu, mida ma seal Instagramis mainisin, et mul on alati pere on toetanud mind, alates sellest hetkest saati, kui ma siia Austraaliasse ütlesin, et ma lähen kuni tänase päevani. Ei ole kunagi olnud seda, et nad ei mõista, miks ma siia tulin või miks ma siin olen või bla bla bla. Mul ema ütles tegelikult, me küll ei lennanud Tallinnast välja, vaid me läksime Tallinnast laeva peale ja siis Helsingist lendasime Austraaliasse esimest korda. Siis saadeti meid ära sadamas ja siis ma mäletan, et mul ema ütles, et ta teab, et ma ei tule tagasi. Ma ütlesin nalja teed, et nagu kuule, ma lähen aastaks ainult ma lähen ainult reisima, mis asja on ja. Siin ei saa jäädagi üldsegi ja võib-olla olen 2 aastat või 3, siis ütlesid, ei, sa oled 2 aastas, sa oled 3. aastas, sa jäädki sinna. Ütlesin ka, et aga sinna ei saa jääda, et ära muretse. Või isegi kui ma olen seal 3 aastat, ega ma ju tulen vahepeal koju, ega ma 3 aastat jutti seal ei ole, on No ilmselgelt mitte, Jah, keegi ei teadnud, et COVID tuleb ja siis me oleme 4 aastat jutti. Aga nii, et tema nagu ka praegu ütles mulle, et ta teadis kohe, et ma tulen ja jään siia. Meie olime kuni 2 aastani kindlad, et me elu sees siia ei jää. Aga ühesõnaga, et mind on alati toetatud ja see ei ole nagu kunagi olnud selline, et mul vanemad peavad siia tulema, et nad saaks aru, miks ma siin olen. Aga see mõistmine on teine, kui sa oled ikkagi ära käinud. Et see nagu nii suur asi ja seda, ma tegin Instagramis mingi aeg, kes jälgi ei tea, siis kui mul ema ära läks, mul oli väga, väga raske, see oli tegelikult selle nädala alguses alles, esmaspäeval. Tagasi, siis ma tegin Instagramis mingisuguseid, kirjutasin mingeid asju sellel teemal ja väga palju inimesi kirjutas, kes kirjutas, et ta nutab ja loeb ja ta ootab ka nii väga oma ema külla ja väga paljud siis kirjutasid nagu enda neid osasid ka, et ongi raske on siin olla ilma pereta, aga teistpidi, et nii raske, üks inimene kirjutas üli hästi, sorry, ma veits nagu ma ei suuda nagu, see on nii palju emotsioone, nii palju infot seal vahepeal, et ma ei suuda seda praegu kuidagi nagu konkreetselt ja normaalselt edasi anda, et ma veits nagu hüppan teemade vahel. Aga näiteks üks inimene kirjutas, et nii tore ja tegelikult meil ongi ju kõigil oma põhjus, miks me siin Austraalias oleme, aga hästi raske on see, et meie pere ju tegelikult või meie lähedased sõbrad elavad Eestis, on ju. Et nagu, et nagu ei olegi võib-olla niivõrd asi minul selles, et mul oleks koduigatsus, minu kodu on Austraalias, minu koduigatsus on siis, kui ma olen Tais, siis ma igatsen oma kodu Austraalias on ju näiteks, et Eestis ma igatsen ikkagi oma pere ja oma lähedasi, aga kodu mul Eestis ei ole lõppkokkuvõttes. Ja et nagu nii äge ja kõik on nii tore siin Austraalias ja me ju tahame siin olla ja kõigil on mingid omad põhjused. Ja siis elu on ilus seniks, kuni tuleb jälle see hetk, kui sa tuled Eestist tagasi siia. Või siis keegi läheb sult siit külast ära. Et elu on ilus senikaua. Et sul tuleb keegi külla, nii äge, käid näited, kõik asju, siis ta läheb ära. Ja siis tuleb see latakas sul uuesti otsast peale. Ja siis kõik inimesed pakivad oma asju 2 nädalat, et siin Aussis ei ole mõtet olla, ma lähen minema, ma ei suuda, on see üldse väärt seda kõike, mina jään vanemaks, mu vanemad jäävad vanemaks. Sinu jaoks kindlasti ma nägin mõjus nagu minu jaoks ei ole üpris nagu vahet. Et alati on nõme sõpru ja sõprade ja perega hüvasti jätta.
Aga minu jaoks ei ole väga vahet, kas mina olen see, kes läheb või teine inimene on see, kes läheb. Mulle tundus praegu see, me oleme 2 korda käinud Eestis ja muidugi on 2 korda käinud minu vanemad külas ja sa oled ka nendega lähedane, aga see on ikkagi teine asi, kui sul endal ema tuleb, on ju. Et nüüd me oleme siis 2 korda nii-öelda Eestist ära läinud ja 1 korra on nüüd siis sinu ema läinud siit ära, siis mulle tundus, et sulle ikkagi mõjus nagu palju rängemalt see, kui tema siit ära läks. Et nagu minul ei ole väga vahet. Minul on suhteliselt sarnased emotsioonid olnud sellega, kui ma olen Eestist ära läinud või see, kui minu vanemad on siit tagasi Eesti lennanud. Et muidugi alati tahaks kauem ja rohkem ja kõike seda, aga minu jaoks on need emotsioonid alati olnud üpris sarnased. Et aga sulle kuidagi, mulle tundus, et see, et su ema siit läks ära, mõjus nagu kuidagi raskemalt. Ma ei tea jah, see oli nagu, vaata, üks asi on Eestis see, et me saame kokku seal erinevate inimestega, et me ei ole ju 24/7 koos oma perega. Me oleme minu pere juures, me oleme sinu pere juures, sa oled oma sõpradega, ma olen oma sõpradega, meil on ühised sõbrad, on ja, et sa nagu käid ja möllad ringi seal Eestis ja siis sa tuled ära ja siis on üliraske sealt ära tulla. Või nagu, seda kirjutasid ka kõik teised, et ongi elu on ilus, kuniks sa jälle siis Eestisse lähed ja sealt tagasi tuled, et siis iga kord sa justkui oma mõtetes pakidki asju, et nagu see ei ole väärt seda, et ma siin Aussis olen, ma lähen minema. Ja siis sa saad oma elurütmi tagasi ja siis on kõik jälle tore, kuniks järgmise korrani. Ja mind nagu kuidagi nii puudutas see, on ju, et üks inimene konkreetselt niimoodi ta kirjutas, on ju, ja ma mingi täpselt nii ongi. Aga ma mäletan eelmine kord, kui me Eestis tagasi tulime, siis meie vaata lendasime Taisse, siis me olime 17 tundi Tais. Me võtsimegi, nagu me tegimegi konkreetselt, et me peaks 30 tundi jutti lendama, me tahtsimegi, et me teeme vahemaandumise, võtsime omal hotellitoa, magasime 5 tundi, käisime sõime karrid, käisime massaasis ja tulime uuesti lennuki peale, on ju. Ülihea, nii hakkamegi tegema kogu aeg, on ju. Ja sel ajal vaata, kui sa tuled Eestist ära, on nagu nii raske emotsionaalselt, aga nagu su kogu ikkagi ressurss läheb lendamisele. Et too öö nii-öelda, kui me Eestist ära tuleme, võib-olla ei maga kõige rohkem, ma mäletan, ma olin 4 tundi maganud, on ju. Ja sa lendad sinna Taisse, siis seal on nagu uued emotsioonid peal, sa oled lihtsalt nii kurnatud sellest lennust ja emotsioonidest, et sa kukudki magama ära ja tegelikult see võtab mingi 2 päeva aega, isegi rohkem, et me lõpuks koju jõuaksime. Et siis see nagu nii-öelda need mõtted ja ressurss läheb mujale natuke versus sul on keegi siin, mul on ema siin, me oleme reaalselt iga päev ninapidi koos, teeme kõiki asju koos, meil on ülitore ja siis ta läheb ära. Ja siis sa oled siin tühjas majas üksinda, vaata, sina läksid tööl või sina olid tööl, mina tulin tagasi koju ja siis sa oled üksinda siin ja mõtled, et aga ma käisime enne koos tööl, ma ei saa vist rääkida. Jah, nii et raske on, jah. Ei, see on väga raske, et lõppkokkuvõttes me elame, et isegi ei pea selle jaoks tulema pere külla või et eks see on selline lõputu dilemma enda sees, et kas see on nagu, et kas see on õige asi elada teisel pool maakera oma perest, oma lähedastest. Kui palju on tähtis see, mida mina tahan teha, kuigi... No sa ei saa vaata lõpuks elada selle järgi, suruda alla enda nagu unistusi ja soove, et mida kindlasti väga paljud teevad ka, et ma ei saa nagu maha jätta ju enda unistusi ja soove sellepärast, et mu nagu pere elab siin ühes riigis, aga mulle, ongi, et suures pildis, miks see võib-olla ka nii raske oli, ongi üks asi, et ma saan ülihästi oma emaga läbi. Ja ilmselgelt 6 aastat teeb oma töö, ikkagi ajavahe on 9 tundi, see teeb oma töö, et ma ei ütle, et me ei ole lähedased või et me ei olnud lähedased, aga ilmselgelt mingisugune side sellist ei saa nii palju rääkida. Ja ma tunnen, et see nagu taastus siin ja et ongi see, et see sõltub ka, kui palju keegi, ma ei ütle, et inimesed, kellel on lihtsam, et kes ei saa läbi oma vanematega, et neil on lihtsam siin olla, kindlasti mitte, aga nagu mu ema on minu inimene, et ongi see, et kogu aeg meil mõlemal, nii, mis nüüd teeme, lähme teeme seda, on ju, et jube lõbus oli meil koos, ehk siis, et seda enam on see väga raske, et mul ema on mulle ju sõbranna eest ja ema eest ja kõik asjad kokku, on ju, et siis võib-olla ka miks oli võib-olla siin raskem, on see, et vaata siin me oleme minu maailmas,
et nagu see on koht, kus ma tahan olla, see on minu lemmikkoht. Ma olen Griffith, valinud sinu lemmikkoht Griffith, ja nii. Ma räägin Austraaliast. Ma olen valinud siin elada mingil põhjusel, on ju. Mulle meeldib see soe kliima, kellele ei meeldiks päike ja soe ja Absoluutselt. ja meil oli siin iga päev 45 kraadi, et mina istusin toas kondi all ja ema oli õues, on ju, küpsetas ennast seal päikse käes. Et siis ma käisin, et kas sul on päiksekreem peal ja pane müts pähe ja noh, mingid sellised lõpuks olid sina see, kes ära põles. Jah. Aga et ongi see, et võib-olla miks on siit ka raskem nagu ära saata kedagi. Üks asi oli jah see, et ma jäin korraga nagu üksinda siia, aga teine asi on see, et siin me oleme nagu, siin on need minu tingimused. Et siin on nagu soe, siin on minu kodu, siin on kõik nii tore, kas mu ema ei võiks elada siin kõrvalmajas või paar tänavat edasi või kas või teises linnas või vähemalt samas riigis, et nagu äge oleks ju kokku saada, minna jalutama või mingeid asju koos teha. Et selles mõttes, et Eestis on ikkagi ju mingid asjad, mis mulle ei meeldi. Nagu selles mõttes jällegi, keegi valesti aru ei saa, mul ei ole nagu, ma vihkan Eesti riiki või midagi, et nagu siin võib-olla esimestes episoodides võis rohkem välja tulla, sest me ei rääkinud süvitsi seda kogu teemat. Aga et Eestis on ikkagi iga kord, kui ma Eesti lähen, ma saan väikese kultuurishoki, võime sellest ka kohe varsti rääkida. Ja siis, kui ma tulen tagasi, ma saan teise kultuurishoki iga kord, aga ma tunnen siin ennast kõvasti paremini, ma tunnen, et ma olen siin parem inimene, kui ma olen Eestis. Ja see ongi see, et mulle ei meeldi külm ilm. Nii lihtne see ongi ja sellepärast ma ei näegi ennast Eestis elamas. Et ka suvel, kui meie olime suvel seal, super ilm oli Eestis, soe, täpselt 4 nädalat, ma ei tea, 2 päeva vist 100 vihma on ja. Ja väga mõnus ja Eestis inimesed on suvel rõõmsad, sellepärast see päike paistab, äge on ja kontserdid, kogu aeg toimub midagi. Elu käib. Ma hea meelega elaksin suvel Eestis ja see ongi meie plaan, aga jällegi jah, et ma ei näe ennast ikkagi iga kord Eestis elamas talvel ja Eestis ikkagi on nagu kuidagi siin tänavapildis ma ei näe nii palju nagu neid torisevaid inimesi, kui ma näen Eestis, et see, ausalt see häirib mind. Et ma tunnen, et muidugi sa ei saa nagu teiste nii-öelda käitumismustreid ja asju sa ei tohigi endale üle võtta, aga nagu mulle meeldib see hallitanud maasika näide ikkagi, et kui karbis on 2 maasikat, üks on ilus punane, teine hallitab, siis midagi pole teha, kui nad kogu aeg koos seal kõrvuti on, siis see hallitus kandub ilusale maasikale edasi, on ju. Et ma ei ütle, et Eestis on hallitanud maasikad, mitte seda. Vaat, kus nüüd ütles teile või? Tema on ilus maasikas, teie kõik hallitate, tema ei taha, et teie hallitust enda külge saada. Ära keera seda niimoodi, ma ei mõeld seda niimoodi, et on Austraalias väga palju hallitanud maasikaid, on Eestis väga palju hallitanud maasikaid, aga ma ütlen lihtsalt, et siin on inimesed rõõmsamad lihtsalt sellepärast võib-olla üks põhjus on kultuur, teine põhjus on mitte kultuur, vaid tähendab soe ilm. No nii on, no lihtsalt nii on. Jah, kui minul ikkagi varbad märjad on kogu aeg ja külm, siis on nõmena. Eestis näed samamoodi, ikkagi ju suvel on inimesed on õnnelikumad. Seda ma räägingi. Mis sa teed, lihtsalt D-vitamiin aitab kaasa ja... Jah, aga päriselt ma ei mõtle ma sinna. Ehk siis, et lihtsalt Eestisse võib-olla natuke rohkem kuuled seda vingumist, kõigile meeldib vinguda ja mulle meeldib ka ja nagu kõigil inimestele maailmas meeldib mingit asjade üle vinguda. Vingumine on Eesti rahvusport. Jah, aga just see, et nagu hästi palju nagu mingite asjade kallal, mida nagu pole nagu pointi vaata. Või nagu mis see annab, kui me vingume terve päev, et ilm on sitt. Sorry, aga nagu, et nagu ma näen, minu jaoks ongi see, et Eestis on väga palju asju, mis mulle täiega meeldivad, mille pärast ma tahaks Eestis elada. Eestis on mõned asjad, mis mulle ei meeldi, aga ma saaksin neid muuta, valides, mis inimestega ma kokku puutun, kus ma töötan, mis ma teen, ma saan kõike seda tegelikult kontrollida. Aga üks asi, miks tegelikult ainuke põhjus, miks ma ei taha Eestis olla, on kliima ja ma ei saa seda valida. Ja ma ei taha olla, ja ma tean, et mina olen üks neist, kui ongi novembrikuu, pime, külm, mingi lörts on maas, kõnnid ringi, kukud pikali. Vana hallitanud maasikas siis, Ma olen nii hallitanud maasikas, et õudne vaata. Ehk siis nagu, et ma tean, et see lihtsalt mõjutab mind nii palju, mina ei suuda sellest üle olla kahjuks, mis tähendab, et ma ei saa lihtsalt olla seal. Jah, see on aru saada. Ja et sa mõtled siis, et võib-olla
et kui sa oma peas oled nii-öelda kandnud maha Eesti, et sina seal ei saa elada, aga et siis sa justkui mõtled, et aga et miks sinu pere ei võiks siin elada, jah, on su point. jah, või no tegelikult nagu, mis ma tahtsin öelda, oligi see torisemise mõttes on ju, et siis ma lõpetan korra oma eelmise selle, et ma olen see hallitunud Nii. maasikas, siis see on novembrikuus on ju, aga et ongi see, et mis mõttega ma siis vingun seal, sest ma ei saa Jah. seda muuta, ainuke asi, mida ma saan muuta siis oma asukohta, ma ei muuda Eestis kliimat. Jah, nii. Ehk siis ma tulin siia on ju, Jah, see oli tulid see minu siia. lahendus. Mhm. Ja täpselt, et siis ongi see, et minu hetke lahendus, loomulikult mu pere ei saa siia kolida ja Instas tegelikult ju ka küsiti mult selle kohta, on ju. Et siis me emaga tegime näed, no miks me ei võinud nagu siin sündida, eks ole. et nagu mõtle, kui tore, ilus ilm ja kõik asjad on ju. Aga lõppkokkuvõttes ei saa niimoodi, neil on ju oma Jaa. elu Eestis ja siis võib-olla ma mõtlen sellele, et nagu, et miks on niimoodi, et miks ma siis ei võiks Eestis elada või miks me võiks kõik siin koos olla, et nagu, et miks mina pean olema nende hulgas, kes peab ennast jagama 2 riigi vahel, et kas ma ei või olla normaalne Jah. inimene, olla lihtsalt rahul sellega, kus ma olen, kus on minu pere ja elada Eestis, et nagu miks ma pean siin elama, vaata. Aga lihtsalt siin, lisaks kliimale on siin ikkagi suuremas riigis on rohkem võimalusi ja nii edasi, et siin on nagu elukvaliteet on parem, Jah. olgem ausad, nagu kui vaadata poes hindu, siis ei ole mõtet sellest isegi rääkida, vaata. Minu jaoks on alati, see on nagu minu jaoks väga 2 otsaga asi. Jah, muidugi me elame oma perest väga kaugel. Ja selles mõttes me oleme mõlemad väga, et minul võib-olla eriti on ju, et me elame 7. aastat Austraalias ja selle aasta lõpus, kui meil nii-öelda 8 aasta algab, siis mu vanemad plaanivad tulla 3. korda Austraaliasse, et mina olen väga õnnelikus positsioonis, kus mu vanematel on see võimalik, on ju, et sinul vanemad said nüüd tulla, et me oleme saanud 2 korda Eestis käia. Et mina jällegi mingil määral nagu vaatan seda hoopis teistmoodi. Et jah, muidugi sa oleksid kui me oleks elanud Eestis viimased 6 aastat, siis sa oleks näinud oma vanemaid rohkem, oma pere rohkem, oma vendasid rohkem, mis iganes. Aga fakt on see, et sa võid järgmised 60 aastat ka elada Eestis, aga sellist kuud aega, nagu teil praegu oli emaga, teil ei oleks mitte kunagi. Tõsi. Mitte kunagi. Ja kunagi ei ole olnud ka. Jah, teil ei oleks elu sees seda mitte kunagi. Et mina mingil määral ma tunnen, et kui sa elad nii kaugel, et nagu mis see klassikaline asi on, eks ole, samamoodi nagu meie jaoks hetkel see, et päike õues paistab, see on enesest mõistetav, on ju. Et mis alati juhtub suhetes, asjades, suhted muutuvad enesest mõistetavaks. Vend on alati siin, ema on alati olemas, isa on alati olemas, on ju, ma see nädalavahetus veel ei jõua koju, küll ma jõuan ja siis lõpuks elad küll samas riigis, elad kas või elad Tartus mõlemad, näed aastas 3 korda, on ju. Et minu arust see, kui sa elad teisel pool maakera, jah, see on keeruline, see ei ole üldse lihtne, aga samas minu arust inimesed hindavad neid suhteid palju rohkem ja reaalselt, kui me saame kokku, siis me saame nagu päriselt kokku, me veedame aega, me pühendame selle aja üksteisele, et mina mingil määral tunnen isegi, et jah, muidugi lõppkokkuvõttes, kui me käime 1 korra iga 2-3 aasta tagant Eestis, siis osade sõpradega sa saadki ainult 1 õhtu kokku ja ilmselgelt seda ei ole palju, ükskõik kui kvaliteetne see 3 tundi oli, see on 3 tundi. Aga et just nagu pere näitel mina tunnen, et see mingil määral kuidagi muudab selle nagu tähtsamaks ja kuidagi me hindame seda rohkem. Et see ei ole lihtsalt süke enesest mõistetav kokkusaamine kogu aeg. Aga samas jällegi, ega see ei ole ainult plussid ka, et sul on väiksed vennad, mul on õepojad ja tütred, kes on kõik väiksed, keda me näeme nende esimese 10 eluaasta jooksul näeme 2, 3, 4 korda. Suures pildis meie ei eksisteeri nende elus, vaata. Et nagu mul, ma ei tea, kas me siin oleme rääkinud, aga ongi see, et ma nõustun sinuga selles mõttes kõige sellega, mis ütlesid, aga nende nii-öelda väikeste puhul on just see, et nagu jõuluvana vaata, keda näed korra aastas, kui joppab on ja, või siis ta viskab sulle kingitused kuuse alla, et siis nagu mina olen see kauge õde oma vendadele tegelikult, kes elab kuskil kaugel Austraalias, teisel pool maakera, hästi kaugel.
aga kui kaugel ma tegelikult elan, seda nad ju ei adu, kui harva ma tegelikult külas käin, et loomulikult noh, tänu tegelikult vlogidele asjadele, et ilmselgelt meie vlogid ei ole ka mõeldud, on ju, 10 või noh, 10-aastastele põhimõtteliselt, on ju, et see ei ole nende jaoks nii huvitav jälgida, aga ma tean, et nagu kodus nad ka tegelikult minul pere nagu laupäeviti istuvad maha ja vaatavad, et lapsed võib-olla siis on natuke telefonis ka, aga et nad ikkagi nagu on kursis meie eluga, et noh, õnneks noh, ma ei tea, kuidas me sinnani jõudsime, et me need nagu vlogid ja podcast'id asjad teeme, et ja noh, samamoodi kui nad kuskile sõidavad, nad vahepeal kuuluvad meie podcast'i, ma tean. Noh, mul ema alati kuulab selles mõttes, mis mõtlen nagu lapsed, vaata, just vennad. Et siis ongi see, et jah, me oleme nagu kuidagi tänu sellele ka saame nagu mingit sidet hoida ja nad nagu justkui ka tunnevad ju mind niimoodi läbi nende. Aga lõppkokkuvõttes me oleme ikkagi need kuskil see Austraalia onu ja see Austraalia õde, kes kuskil kaugel on nagu jõuluvana, keda sa nagu vahel harva näed, kui veab, on ju. Et selles mõttes see on ikkagi kurb, aga nagu noh, see on elu, et selles mõttes midagi ei ole teha, vaata, et see on nagu, see nagu nii väga ei morjenda mind suures pildis, et ikkagi nagu noh, see, et mul on vendadega suur vanuse vahe, noh, see ei ole minu vastutus, ma ei saa nagu võtta seda vastutust endale, on ju, et nii lihtsalt on, me oleme erinevad generatsioonid põhimõtteliselt ja see on okei, et noh, ma elan teisel pool maakera või mis iganes, aga just see, jah, et see kvaliteetaeg ja need asjad on, aga jah, see sõltub jälle, kuidas keegi, et noh, tegelikult kui ma mõtlen nüüd enda aja peale, kui ma Eestis veel elasin, siis ma elasin ju Tallinnas aastaid enne seda, kui ma tulin Aussi ja minu pere elab Türil. Ja tegelikult, kui mul olid nädalavahetust vabad, ma käisin alati Türil. Ehk siis nagu mul ikkagi, noh, et mul ei olnud seda, et ma käisin 3 korda aastas Türil või midagi, et ma tegelikult käisin 6, kui sain, ma käisin 4 korda kuus, veetsin nädalavahetused Türil, et nagu olin kodus. Nii et ma ei saaks öelda, et nagu see 6 aega oleks rohkem kui see, kui ma elaks Eestis, vaata, et ma näeksin siis sama palju või vähem. Aga ma ei teagi, noh, mis ma veel tahtsin öelda selle kogu asjaga, et mis tunne see on ju, et üks asi, kuidas tõmmata nüüd korraks nagu sinna hüpata täitsa algusesse tagasi, et see mõte, et jah, mind on alati toetatud, et ma siin olen, ma tean, mul on olnud tuttavaid ja lähedasi inimesi, kelle vanemad ei ole neid toetanud, kui nad on siin ja kõrvalt seda näha on väga raske. Et see, et siin läbi lüüa ja nagu, kui sulle ju meeldib siin ja see on nagu minu, ma ei tea, see on riik, kus ma tunnen ennast kõige kodusemalt, kus ma üldse saan tunda, aga siis samal ajal, kui sa helistad oma kõige lähedastamatele inimestele, kes iga päev, iga kõne sul on mingi, no mida sa oled seal ja mis sa teed mingi sükest mõttetut tööd ja bla, 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 tule koju ära ja mine õpi mingi normaalne asi selgeks enam-vähem, vaata. Et siis jällegi need inimesed olid ju mitu päeva rivist väljas ja võtsid aega, et perele helistades nad teadsid, et nad on emotsionaalselt nii maas, et see on nagu noh, et selles mõttes meil on mõlemal väga vedanud, et meil on sellega hästi läinud algusest peale, aga ikkagi see vahe, kui sul on ikkagi, kui mul ema on nüüd siin ära käinud, siis ta mõistab mingeid asju hästi teistmoodi. Ai, absoluutselt, muidugi. Et ka paar inimest kirjutasid, ütlesid ka, et kui ta läheb lapsega parki näiteks jalutama ja räägib emaga näiteks, et käisin täna pargis, siis ta ema täpselt teab, kus pargis nad käisid, mis kiigu peal laps kiikus on ja et see on kuidagi nii oluline, see tundub nii väike asi, aga see on nii suur side tegelikult. Ei, muidugi. Et ma käisin poes, ostsin sellise asja, et noh, mis ma nüüd emal ütlesingi, et ma käisin, meil on Soulehe pood, meie pood, kus me siis tööl käin, ja siis ma panin üks päev poe kinni ja käisin Targetis, meil on Targeti kõrval on siis pood. Ja siis emal ütlesin ka, et ma käisin Targetis, sain ülihea vaiba soodukaga on ja ostsin vaiba ja siis näitasin talle, ütles, et issand, sa käisid minutavad Targetis, vaata. Et ta teab nüüd, milline see Target välja näeb, kus kohas ma võib-olla selle vaiba leidsin ja see on kuidagi, tundub nii väike ja mõttetu asi, aga see on hästi suur asi. Ei, absoluutselt on. Ehk siis see mõistmine on teine. On, see on, et noh, samamoodi kui me minu vanematega oleme rääkinud, et ongi, kui sa juba mingeid kohti nimetad ja me käisime ka seal ja et see nagu, see kuidagi loob mingisuguse teistsuguse, mingi teistsuguse sideme, mis on väga tähtis.
ja tegelikult meil oli ka plaanis teha väike episood, tegelikult meil oli plaanis teha episood mul emaga koos, aga seda me ei jõudnud teha, aga kui noh, ma mõtlengi, et andke teada, kui te tahate sellel, ma kujutan ette, et sellel teemal võib olla väga palju küsimusi, nagu pere külaskäigu ja kõige selle osas, et vabalt praegu on kõik nii värsked emotsioonid, et ma nagu isegi ei saa hetkel rääkida väga palju nendest teemadest, et mis me tegime, kus me käisime, seda kõike te näete meie vlogides. YouTube'is on vlogid üleval ja Instasse ma panen ka mingeid mini-vloge, aga mul praegu võtab veits aega, et ma saaksin neid uuesti teha ja vaadata, et vabalt nagu vastaks mingitele küsimustele, asjadele ka sel teemal, aga võib-olla see on jah siuke, et sellest nagu väga palju ei, noh, me ei ole rääkinud ja ei taha võib-olla või nagu väga palju ei tahagi inimesed sellest rääkida, sest see on selline haav, mis sul kogu aeg on ja kas on vaja seda kogu aeg nagu lahti rebida, vaata. Et nii, et kui tahate, siis praegu lähiajal võime teha veel ühe episoodi ja siis on nagu seni, kuni me lähme Eesti või keegi tuleb veel külla, et seniks on nagu kõik meil jälle hästi ja chill ja siis nagu mingi hetk jälle nagu võtad selle haava ja teed tirid nagu lahti jälle ja siis lapid seda kokku, sest ma ütlen ausalt, mul ei ole ammu sellist tunnet olnud, mis mul oli esmaspäeval. Kas nagu, ma mõtlen, sa nägid kõrvalt seda, vaata. Tahad sa kirjeldada, milline ma olin, siis ma võin sulle rääkida, kuidas ma ennast tundsin. Jah, noh, sa ikka olid selline väga apaatne, väga... Vaata ei oskagi nagu kõiki neid sõnu kokku panna praegu siin või kuidagi kirjelda seda õiget pilti. Et ma teadsin ka, et see läheb paremaks ja et sul läks ema paar tundi tagasi lennuki peale. No esmaspäeva, ütleme siuke poole 3 läks mul emal lennuk ja ma arvan, et kuni esmaspäevani me suutsime täiega nagu seda positiivset meelt hoida ja meil sai nalja ja meil oli lõbus. Esmaspäeva hommikul oli natuke sapsimist, aga kuni lennujaamani oli kõik jumal okei tegelikult. Noh, mul oli süda paha esmaspäeval enne lennujaama. Jah, nii et, aga jah, see vana ja klassika nagu siis, mis me oleme kõik rääkinud ka juba, et kas me peaksime olema siin ja miks me oleme siin ja mis see annab meile, et me siin oleme ja aga ja siis on, et need on selles mõttes need hästi vastikud küsimused, sellepärast need küsimusi on hästi lihtne küsida endalt, et miks me siin oleme. Sellepärast, et sa saad seda küsimust küsida niimoodi enda käest, et sul ei pea olema mitte ühtegi teist lahendust olemas. Sa saad lihtsalt küsida, aga miks ma siin olen? Ja siis lõpuks, ja need vestlused lähevad alati samamoodi ja siis me lõpuks lõuame järelduseni, et hetkel me ei oska paremat alternatiivi välja pakkuda. Meil ei ole lahendust ja see ajab kõige rohkem närvi lõpuks. Et, sest kui sul on nagu kehva olla ka, nagu paha tuju on, kõik on nõme, kõik on ebaaus. Ja siis sa nagu küsid ja siis nagu me räägime ja sul ei ole lahendust sellele ja neid küsimusi on olnud sellest hetkest saati, kui me alustasime sponsorit. Nii et tegelikult seda sama vestlust me oleme pidanud 4 aastat vahet pidamata, eks nagu sponsori alguses järjest rohkem ja nüüd, kui me teeme sponsori, ma räägin, et teemad ühtivad väga hästi kokku, et kui me nüüd teeme sponsori episoodi, siis seal me saame jälle nagu rääkida seda sama lugu sponsori võtmes. Aga sorry, ma segasin vahele. Ei, aga jah, eks me siis, nagu ikka need jutud keerlevad paar tunnikest alati jõuame enam-vähem samma kohta, kus me alati jõuame, et kõikide arvestuste ja kõikide mõõdetavate asjade ja mitte mõõdetavate asjade järgi me oleme seal täpselt, kus me olema peame hetkel ja me ei peaks midagi muutma. Ja tundub nagu jube nõme, sest nagu, kui see vestlus on, siis mis öeldakse, nokk kinni, saba lahti või? Ja. Olukord, et me oleme praegu siin, miks me siin oleme ja nii edasi, kaua me siin olema veel peame. Vähemalt me teame, et me peame siin olema veel 1,5 aastat kindlasti. Siis on küsimus, kas me saame 2 kuuga siit minema kolida või me peame 1,5 aasta pärast 1,5 aastat veel ootama või võib-olla 2 või aasta tähendab, on ja. Et põhimõtteliselt seal on nagu väga palju asju, mille vahel sa pendeldad, on ja, et miks me siin oleme, okei.
meil on siin see ja teine ja kolmas asi, on ju, et noh, kliima, see on nagu tegelikult lõppkokkuvõttes hetkel nagu kõige väiksem asi, miks me siin oleme, on ju. Et üks asi on lihtsalt see, et ma tunnen, et ma pean siin olema. Noh, ma ei saa sellele tundele vastu. Olgu see raha, kliima, kõik muud asjad, siis fakt on see, et ma ei saa oma sellele sisetundele või sellele, ma ei saa nagu vastu astuda. Ja see on meil mõlemal mega tugev, et ükskõik mis nii-öelda argumentide juurde me tuleme, siis me jõuame ikka selleni, et aga ma ei saa teha vastupidist. Ja siis nagu minu lahendus on alati kogu asjal olnud see, et suvel elame Eestis ja talvel elame Austraalias. Lihtne. Mis siin on keerulist, öelge palun. Et nagu, kui raske saab olla nagu, ja noh, alustame sellest, et nagu ma ei taha ju palju. Ma olen Austraalias, ma olen Eestis. Mul ei ole oma kodu, mul ei ole mitte midagi tegelikult selles mõttes ka veel on, et me oleme nagu nii palju teinud, me oleme pannud nii palju aega, noh, ja raha sellele sponsorile, viisale, ja mis ma vastu olen saanud. Ja siis nagu, kui sul on paha tuju, siis tundub, et sa ei ole mitte midagi vastu saanud. Kõik on nõme. Ma olen ainult ohverdanud. Ma jään vanemaks, mu vanemad jäävad vanemaks, mu sõbrad elavad täiesti mingid, ma ei tea, mis elu, neil on maja, neil on lapsed, nad on nagu kõik need asjad teinud ja mis ma teen? Nagu, mis ma teinud olen? Ma olen ainult lihtsalt rüganud ja pannud viisale lihtsalt mingi 30 tonni hakkama, on ju. Et lihtsalt siin elada. Kas ma ei võinud valida Hispaaniat või Portugali, nagu on veel maailmas kohti, kus kohas elada soojas riigis. Et oli vaja mul ronida siia aussi, vaata. Siis saad korraga nagu nii kuri selle peale. Ja siis nagu järgmisel hetkel on see, et õnneks me nagu väga hästi peegeldame. Et üks nagu peegeldab tagasi teist. Et noh, võib-olla kui mina olen see on ju, ja siis sina nagu peegeldad tagasi, aga mõtle nagu teistpidi nüüd, nagu, et tule korraks maa peale tagasi. Aga siis väga ruttu võivad need rollid meil vahetuda samas vestluses. Võivad. Kus sina hakkad rääkima, saboteerima. Minu jaoks on lemmik alati see, et kui Brenda jõuab alati nendes vestlustes jõuab selle kohani, mingi inimesel A, B ja C, neil on kodu ja lapsed Eestis. Ja siis ma alati küsin, Brenda, kas sa tahad, kas sa hetkel tahad lapsi, 2, kas sa hetkel tahad kodu Eestis endal? Et nagu, ei taha. Miks sa neid üldse võrdluseks tood? Kumbki ei ole asi, mida sa hetkel soovid. Miks sa tood üldse seda võrdlusesse siia? Jah. Ja ei olegi vaja tuua ja üldsegi võrrelda võid sa ise endaga ennast, on ju. Ja nii edasi, et need ei olegi mingid võrdlusasjad, need ei olegi asjad, mida üldse võrrelda oma vahel. Aga noh, vaata, see ongi, mis see aju sinuga teeb, kui tal on, kõik on nõme, on ju. Ja siis ongi see, et sa lihtsalt istud ja mõtled, kuidas nagu kõik on nii ebaaus, on ju, et nagu miks mul oli vaja siia aussi ronida ja mul elu oleks palju lihtsamalt, kui ma poleks siia üldse tulnud ja nii edasi. Ja siis nagu tegelikult järgmine hetk sa tuled nagu maa peale tagasi ja mõtled, et mis meil kõik on. Meil on kõik nii hästi nagu, jah, täpselt, et ma ju ei taha praegu lapsi ja ma ei taha praegu maja Eestis. Jah, ma tahan maja Austraalias. Jah, ma saan aru, et ma ei saa seda homme ja ma ei saa seda ülehomme, aga ma saan selle ühel päeval, millalgi lähiajal pean saama, sest ma tahan, on ju. Aga lihtsalt, et siis tulebki see, et see tundub kõik nii võimatu, sest Austraalia nagu mingid suvalised majad kuskil Outbackis algavad mingi miljonist, on ju. Aga ma ju tahan elada ookeani ääres. Ja samal ajal ma tahan ju elada ka Eestis, on ju. Ja noh, ma ei taha Eestis elada enda või sinu vanemate juures. Meil on Eestis ka mingit oma elamist vaja, on ju. Ja ma tahan seda kõike juba kohe, sellepärast, et me oleme seda teinud juba 6 aastat siin. Me oleme 6 aastat ohverdanud ja ma ohverdan veel paar aastat. Et siis ongi, see kõik on meil läbi mõeldud, me ei tee juhuslikult neid asju. See on meil läbi mängitud 1 triljon korda. See on meil läbi räägitud igast erinevate võimalustega. Me oleme planeerinud Taisse kolida, me oleme planeerinud Palile kolida. Ja nii edasi, et nagu meil on mängitud kõik võimalikud stsenaariumid, mis võiks olla äkki natuke paremad variandid kui see, et me teeme siin Austraalias sponsorit, sest nagu me oleme ikkagi kinni siin. Ja väga palju raha tuleb siia nende viisad alla panna, on ju. Selle raha eest me oleks võinud juba maja sissemaksu raha võib-olla välja käia, eks ole. Ja see kõik tundub nagu nii nõme, et nagu miks ma kõike seda tegema pean,
aga siis nagu sa mõtled, et tegelikult nagu noh, maailmas on nagu palju hullemaid probleeme vaata, kui Jah. see, et see kõik järgmisel hetkel tundub nagu nii mõttetu, et nagu kas ma olen loll või, et nagu kuidas ma üldse julgen mõelda, et need on mingid probleemid. Et ma tahan elada siin ja siis ma tahan maju igale poole. Mul ei ole ühtegi maja, ma ei tea, millal ma need saan, aga lihtsalt sellel hetkel tundub see nii nõme. Ma ei tea, kuidagi ma ei oska seda kokku võtta. Jah. No eks ta ongi siuke väike must auk ja siis tundubki, et kõik on vale ja kõik ei lähe nii nagu planeeritud ja kõik on kuidagi mitte nii õige. Ja sa ei näe, mis sa tolleks hetkeks tegelikult nagu saavutanud oled või teinud, et nagu me teeme ikkagi viisat. Me tegeleme sellega, et me saaksime ju elada siin ühel päeval niimoodi pool aastat aastast on ja. Ja me meil on oma ettevõte, mis on nagu noh, ma 2 aastat ei ole palgatööl käinud. Need on päris suured asjad. Need on päris suured asjad. Aga tollel hetkel tundub see nagu, mis ma ikka teinud olen. Miks mul ei ole juba ettevõtet, kus töötab 30 inimest. Miks ma pean sinna minema, on ja. Selles mõttes see, aju on meil ikka võimas vaata. Sellised sisemised dilemmad. Võib normilt nagu keerata kõik pahupidi lihtsalt puhtalt mõttega, on ja. Et lõppkokkuvõttes ma saan aru, et need ei ole nagu mingid päris probleemid ja see ei ole nagu mingi asi, millega nagu võidelda, aga samas on selles mõttes, et me ei saa, see on see, mis me juba ükskord vaata rääkisime ka, et tollel hetkel see on ju minu probleem, seda ei saagi öelda, et see on mõttetu probleem või see on liiga väike probleem, sest mulle on see tollel hetkel väga, väga tähtis probleem, on ju, et see sama vene keele tunni kontroll võib-olla kunagi koolis oli kõige õudsem asi, mis oli vaja ära teha, on ju, et nagu tagantjärgi tundub täiesti mõttetu, eks. Aga jah, lähme tagasi selle esmaspäeva peale. Nii. Et see, me jäime siis rääkima kogu sellest, et jah, et siis me pendeldasime, rääkisime neid asju. Ei, nagu me juba rääkisin, me pendeldasime, rääkisime neid asju ja see vestlus läks täpselt samamoodi, nagu ta alati läksid. Ja siis otsustasime, midagi otsustatud ei saanud, lähen magama siis ära. Ja nii see käib. Ja nii see käib alati. Ja see on nii haige lihtsalt, et see alati 4 aastat jutti on niimoodi alati käinud. Nii. Ja ma olen 100% kindel, et ma ei tea, võimalik, et see on kõikidel inimestel on mingisugune teema või mingisugune asi. Et meie jaoks on see nii-öelda see Eesti ja Austraalia või siis Euroopa ja Austraalia küsimus. Et ma usun, et kui me elaksime Euroopas, otsustame, et elame Euroopa, ma usun, et see sama vestlus oleks endiselt aktuaalne. Kui me oleks kolinud Euroopas kuskile teise riiki ja siis Eesti, siis aga kui me praegu otsustaksime, et kui me oleks varem elanud Austraalias ja siis me otsustaksime, et me kolime ala Hispaaniasse ja siis me oleme Eestis, siis ma ei usu, sellepärast et see vahemaa on nii väike. Vaja lendad nädalavahetuseks Eesti. Ei, ma räägin seda, et näiteks me teeme sponsori ära, me saame residentsuse ja siis me otsusame ikkagi, et ei, me tahame olla perele lähemal, kolime Hispaaniasse näiteks. Ja siis iga paari kuu tagant ma usun, et võib tulla see, et aga mida ma siin Hispaanias teen, ma isegi ei räägi riigikeelt, mida me teeme siin. Ei siis on Austraalia. Oleme jah, perele lähemal, aga ikka näeme ainult korra aastas. Et siis ma usun, et tulevad need samad vestlused tulevad ikka ülesse. Siit vaata võib tulla selle juurde, et seal me siis tol päeval, kui me sellest kõigest rääkisime, mina nagu, kes vaatab, näeb ka nüüd siis, et nagu ma olin, mul oli plaan, et ma viisin ema lennujaama, ma võtsin trenniriided kaasa, et ma lähen pärast seda trennis, ma tulen koju, koristan maja ära, et ma teen hästi palju asju. Ei, ma tulin diivani peale ja ma veetsin kuni ööse kella 1-ni, järgmised mingi 10 tundi, ma olin nagu käed ka niimoodi rüppes maas ja lihtsalt vedelesin ühes poosis diivani peal ja siis seal nagu rääkisin neid asju niimoodi, on ju. Ja üks asi oligi see, et ühel hetkel ma mingi, et ma sain aru, et me oleme saanud külge Austraalia needuse. Saad aru või? Ja siis ma arvan, et see on väga halb, et sa kutsud seda needuseks. See on nagu nali. See on nali. No ja vaata, aga universumiga ei saa nalja teha. Ei, okei. Nagu, see on nagu heas mõttes needus, vaata. No las ma räägin, see on ülihea nali, ei ole või nagu see on nagu kuidagi, et me oleme saanud külge nii-öelda 2 needust. Austraalia needus, see tähendab, et ma olen siin juba, ma olen siin elanud nii kaua
et see ei ole variant, et ma lähen siit ära. See ei ole variant ja isegi kui ongi see 1-2 päeva, võib-olla nädal aega, kus mul on mingi issand, äkki ma peaks nagu see läheb üle. Ma tean, et läheb üle ja tegelikult ma pean siin olema, nagu ma ütlesin ka, et siin võib olla igasugu tegureid, miks me siin oleme, aga see kõige suurem asi on see, et ma ei saa minna ise endale vastu. Mu sees on lihtsalt nii tugev tunne, mis on nagu, ma ei saa siit ära minna, nagu see ei ole variant. Ja see ongi see, et kui sa juba oled siia Aussi tulnud ja sulle meeldib ja sa juba teed neid asju ja sa oled juba nii kaua siin olnud, no siis ma ei näe kuidagi varianti, et ma saaksin siit 1 päev ära minna ja enam ma siia tagasi ei tule. See ei ole variant. Ehk siis selles mõttes see on Austraalia needus, vaata, et sa oled selle juba külge saanud ja sa ei saa lihtsalt seda ära jätta. Ja teine needus on ettevõtlus, mis ma avastasin siis sellel samal vestlusel, on see sama, et ettevõtlus, mõelge nüüd, see kõik tundub väljast, kui sa ei ole ettevõtlusega otseselt kokku puutunud. See tundub nii fancy. Tundub siukene glamuurne võib-olla. Võib-olla tundub, et kõik ettevõtjad on jube rikkad, saavad kirjutada mingid autosid ettevõtte alla ja mingid asju, mõtle, kõik saavad tasuta põhimõtteliselt, on ju. Sest keegi tegelikult ei tea, mida see tähendab, kui sa kirjutad auto ettevõtluse alla, kui sa ei ole sellega kunagi kokku puutunud, sa lihtsalt kuuled, et no küll veab, tema saab ettevõtte arvele võtta kütust ja autohooldused paneb sinna alla ja mida iganes, on ju. Mulle ka algust tundus jube fancy. Me läksime sinna kohvikusse sööma, siis ma mingi maksame Soolehe kaardiga, vaata, nii lahe ettevõtte lõuna. Ja siis mingid sellised asjad tunduvad nii äge kuidagi. Vau, need inimesed on nii palju teinud. Nad on nii rikkad, nad on nii edukad. Nad on ettevõtjad, nad on loonud midagi ja ma üldse ei taha seda maha tõmmata. Nad ongi, nagu kui sa oled üles ehitanud mingi ettevõtte, siis nagu see on nii suur töö, et seda ei saa juhtuda niimoodi, et ma mõtlesin ja ma lihtsalt tegin, väga palju neid lugusid on niimoodi ja samamoodi Soolehe lugu on, et ma hakkasin tegema neid ehteid ja siis ma läksin marketile ja siis ma ei tea, niimoodi see välja koorus on ja, aga seal taga on rets töö ja nagu ükski ettevõte ei saa sündida niimoodi muus eas on ja. Keegi peab väga palju tööd sinna alla panema, et ma nagu ei vähenda seda, aga ma lihtsalt nagu natukene nüüd reaalsusesse tulla, siis see on nagu, see nii rets töö, et sa teed seda tasuta oma taskust, sa paned sinna nii palju raha, sa paned sinna, kõik paned sinna, riskid, kõik asjad, sa riskid oma rahaga, sa riskid oma ajaga ja nii edasi, et sel ajal, kui ma ju Soolehed teen, on ja, et nagu keegi mulle ei maksa palka selle eest, kui ma jään haigeks, keegi ei tee seda tööd minu eest ära ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui sa ühel päeval sinna nagu sisse ettevõtlusesse jõuad, siis sa saad aru, et vau, ma olen kunagi kuulnud, kui keegi ütles, ma ei tea kes, aga ma kuskilt on mul nagu meelde jäänud selline lause, et ettevõtlust, et soovitada kellelgi ettevõtlust teha, siis põhimõtteliselt nagu ainult oma vihavaenlasele vaata. Mis kõlab nagu nii valesti tegelikult, aga ma saan sellest irooniast seal taga aru, sellest naljast tegelikult, see oli nali on ja. Et see on nagu rets töö ja see on rets risk, aga ma siiski usun, et kui sa teed seda, mis sulle meeldib ja sa ei tee seda sellepärast, et miljonäriks saada hästi rikkaks ja kuidagi mingi kasu kuskilt lõigata lihtsalt, vaid sa teed päriselt seda, mis sulle meeldib ja mida sa armastad, siis sa jõuad ka selle eduni kindlasti, sellepärast, et seal on see point ka, et miks sa 100% sinna eduni jõuad, on see, et kui sa teed nagu mingit asja lihtsalt kasu lõikamise või mingit asjade pärast, sa väsid ära. Nagu sul viskab üle, see on liiga palju tööd, sa ei jaksa tegeleda sellega. Aga kui see on sinu südameasi ja sulle tõesti meeldib seda teha, sul kaob ajataju ära. Ma teen ehte, et ma ei tea, mis kell on, ma ei tea, kaua ma teinud olen neid siin ja nii edasi. Et siis nagu sa ei anna nii kergelt alla, et sul on vaja, sa teed oma lemmikut asja ja sinna juurde kuulub väga palju nõmedaid asju ka, mis sa tegema pead algus ettevõtluses. Siis sa ikkagi lööd läbi, sellepärast, et sa ei anna nii kergelt alla, kui sa annad mingi suvalise asjaga, et ma lihtsalt hakkan tellima AliExpressist, ma ei tea, vihikuid ja siis hakkan neid kasumiga edasi müüma ja kui see ettevõtlus, kui äri sul hullult ei meeldi, siis nagu ühel hetkel sa nagu ei viitsi selle turunduse ja kõige sellega tegeleda, sest see on igav, nagu mõttetu on ja. Aga kui see on sinu südameasi, siis ühel päeval sa teed ja see läbimurre tuleb. Ja, nii ongi. Igal juhul.
Aga miks see nagu needus on? On teistpidi see, et kui sa et noh, on vaata, teate neid, kellel on üks ettevõte olnud ja siis teeb teise ja kolmanda ja siis tal on mingi 10 ettevõtet olnud, on ja. Et kui sa nagu ühe selle kui sa juba sinna maailma astud, ma ei näe varianti, et sa üks päev vajad mingi suva. Sa võid nagu teha mingil hetkel selle läbimurde, et davai, aitab, ma ei jaksa kõige eest vastutada, ma ei taha neid asju teha, ma olen palgatööle. Aga sa ei jää sinna, ma arvan, mingi 30 aastaks. Eks kui sa sinna ettevõtlusesse juba ühe korra lähed, siis see on ka nagu veits nagu see needus, et siin nagu see ei ole variant minu jaoks, et sa lähed tagasi palgatööle ja töötad elu lõpuni nüüd seal. Vaid sa teed järgmise ettevõtte, kui on vaja 3., 4. ja 5. Et see on see nagu mingi ring, kuhu sa sisse astud, sealt see enam välja ei tule. Austraaliaga ja ettevõtlusega. Austraalia ja ettevõtluse needused. Ka sellised järeldused jõudsin mina esmaspäeval, kui ma seal diivani peal niimoodi istusin ja kõik oli mingi, mis asja, kuidas me need saime, on ja. Aga tegelikult, ilmselgelt need on kõige lahedamad asjad, mis meiega juhtuda sai või nagu, mida me tegime ja jällegi need ei juhtunud muidugi niisama. Aga jällegi õigel ajal, õiged asjad, õiges kohas, mis iganes nagu mingid need on ja. Nii et jah. No võt. Ei, nii on jah, nii on. Eks nad on mõlemad siuksed lõksud mingil määral. Et kui kinni jääd, siis välja tulla on raske. Selles mõttes positiivses mõttes ka, eks ole. Et jah, aga selline päev meil esmaspäeval oli. Ja mul oli veel üks asi, siis tegelikult vaata, kuna me hargnesime seal hästi palju erinevatesse teemadesse, siis ma tahtsin sellest rääkida tegelikult kogu point, miks ma alguses mõtlesin korraks nagu mainime seda teemat, vaata. Et ongi see, et ma ei mäletanud, mis tunne on olla nii rivist väljas emotsionaalselt. Et see hetk, kui sa nagu, ma sinna diivanile kukkusin ja kõik tundus nii nagu nõme ja kurb ja vastik ja bla bla bla, siis nagu mul oli füüsiliselt süda paha. Mul oli mentaalselt üliraske olla, et miks peab niimoodi olema. Et nagu, et minu inimene või nagu, et miks, mida iganes me juba rääkisime sellest kõigest. Aga lihtsalt jälle, et ma kuidagi võib-olla vahepeal nagu, mitte et ma hullult oleks sellele mõelnud varem või jällegi mõtlesin siuksele asjale, et ma võib-olla vahepeal alahindasin seda, kui keegi on näiteks, kellelgi on raske olla ja keegi on depressioonis või keegi on armuvalus või mingid sellised asjad, et nagu on oma suhtest laiali läinud. Seda ma ütlesin ka sulle, et ma tean, ma olen olnud, ma olen läinud lahku ja see periood ja mingid asjad olid väga nagu rasked. Ma mäletan, et füüsiliselt oligi raske püsti tõusta mingid asju. Ma olen olnud depressioonis kunagi ja ma ei tõusnudki 2 kuud voodist püsti on ja diivani pealt. Ja ma ei mäleta, et ma oleks üldse söönud selle ajal, aga ma pidin sööma, sest ma oleks ära surnud, vaata. Ja ma olin haiglas ärevushoogude pärast ja kõik sellised asjad, aga need asjad on kuidagi nagu, ma mäletan, et selline periood oli. See oli väga raske periood, ma ei ole sellest väga rääkinud ja ma ei näe nagu pointi ka väga, miks ma üldse nagu praegu väga sellest rääkima peaks. Aga ma ei mäletanud, mis see päriselt oli. Ja ilmselgelt see esmaspäevane tunne ei olnud arvatavasti veeranditki seda, mis mul too hetk oli. Aga ma tundsin ära väga tugevalt seda, mis varem oli. Ma ei oska öelda seda, mis ma mõtlen. Mitte äratundmisrõõm, aga... Ja, et mul tuli nagu see mõte pähe, et ongi see, et inimestel on raske, et kes ei suuda kokku võtta ennast praegu, et mingid asju ära teha, sest tal ongi füüsiliselt ja vaimselt nii raske olla, mis iganes põhjustel, et siis nagu võib-olla ühiskonnas võib-olla see, et kuule, võta kokku ennast, nagu tõuse püsti ja hakkad vaikselt tegema, käid kõigepealt pesus ära ja siis teed seda ja toda, et siis on nagu hästi lihtne. Ka hea nõuanne, see nagu samm haaval, eks ole, nõuanne, aga jah. Et mina, et ongi see, et ma unustasin selle vahepeal ära või ma kuidagi alahindasin seda, et see emotsionaalselt nagu läbi olla või ma räägin, see depressioon on seal nagu mitu levelit kõrgemal on ja, aga lihtsalt see, et sa oledki nagu, sa oled halvatud põhimõtteliselt, sa ei jõua midagi teha ja ega oligi tegelikult teisipäeval ma tõusin, ja ma tean selles mõttes,
ma olen kunagi sealt välja tulnud, on ju, et ma ja ma räägin, see kõlab nüüd, ma oleks mingi 2 päeva depressioonis olnud, ei olnud, aga ma olin emotsionaalselt nagu megamaas ja ma ei mäleta, millal ma viimati nii maas olin. Et kindlasti see ei olnud isegi siis, kui ma Eestis siia tulin. Ja see algas täpselt samamoodi, et nagu esmaspäeval ma olin lihtsalt pikali, on ju, lõpuks ma kukkusin magama, sest ma olin nii väsinud ja emotsionaalselt kurnatud ja teisipäeval ma olin ju täpselt samamoodi edasi, kuniks ma lõpuks tõusin püsti ja läksingi duši alla. Et noh, see on nagu see samm, kus kohast alustada, et lähed pesed puhtaks ennast kõigepealt ja siis nagu vahetad riided ära ja siis juba ma võib-olla niped-näped käisin nagu toas ringi ja koristasin mingeid asju ja noh, niimoodi vaikselt vaata, et sa ei peagi üks päev tõusma püsti ja tegema see triljon asja ära, mis on vaja ära teha, et piisab sellest, et ma ei tea, käid kõigepealt pesus ära, vahetad riided ära, siis lähed edasi, ma läks tagasi diivani peale ja siis mingi hetk võib-olla tõuseb püsti vaata, et äkki midagi süüa külmkapist või mis iganes on. Nii et jah, sellised mõtted ja asjad, millega me siin maadleme kaugel Austraalia maal ja eks ta ei ole kunagi lihtne ja nii, et kui te elate, te ei pea Eestis elama, aga kui te elate samas riigis oma vanematega, siis ma ei tea, minge külla neile. Minge külla neile, teil on see võimalus meie hetkel põhimõtteliselt, kui ma praegu otsustaks, et tahaks oma vanemaid näha no kiiremini kui 45 tundi, lihtsalt ei ole võimalik. Jah, ja $10,000. No ma arvan, et see on natuke ekstreemne. Praegu. Jah, vaata, mis maailmas toimub. No, ma ei ole lennupiletid vaadanud, see on ka meil... No jah, 10 000 ei ole ainult sinu üksi lennupilet, aga nagu jah. Et noh, sa pead siit nagu lennujaama jõudma ja seal nagu mingid asjad ja... No võt, nii. Et no võt, 45 tundi ja $10,000. Nii et jah, see on keeruline ja noh, muidugi see on see teine, eks ole, asi, mis siin taustal on, et kõik, mis meil maailmas hetkel toimub, see ka nagu kaasa ei aita nendele küsimustele, et kus olema peaks, kus kuradi kohas ma elama peaksin maailmas üldse. Lendavad pommid siin, lendavad pommid seal ja isegi ei suuda välja mõelda, kas ja kuhu peaks minema see aasta puhkusele üldse võimalik, et ei peakski minema kuhugi Austraaliast. No võimalik, et meil ei ole kütustki autosse vasti panna, nii et meil on väga suur kütusekriis, nii et... Ma töö juures tellisin ka 100,000 liitrit lennukikütust. Et noh, üks asi, et... jah. Et lennukikütus läheb 2 korda kallimaks, jah, Brenda? Jah, nii et reisimine läheb võib-olla 2 korda kallimaks ja noh, vahet nagu suva see reisimine, suva kõik need mõttetud probleemid, et nagu tegeleks kõigepealt sellega, et see nagu jama siin maailmas korda saaks, on ja, aga ma arvan, et me ei lähe siia nagu süvitsi niikuinii. Ei. Et lihtsalt, et see on nagu teine asi, on ja, aga jah, et suures pildis jällegi me elame Austraalias, come on, nagu ma ei pea riigist välja lendama, ma võin istuda autosse, sõita 14 tundi põhja ja ma olen soojama reisil talvel, on ja, aga siis on nagu see, et aga meil on kütuse probleem, et võib-olla ei saa autosse kütust osta, nii et rattaga nagu päris $5 liiter on ja. Jah, et rattaga nagu ei lähe, on ja, nii et eks siin on jah, aga jah. Küsimus sulle, kas sina oled Instagramis näinud sellist inimest nagu kassmees? Jaa. Sa oled kassmeest näinud? Jaa. Nagu minu meelest isegi ma ei tea kummas, aga ma olen need videod kõik ära vaadanud. Sa oled kõik ära vaadanud, jah? Nii et teeme kassmeeste. Kes ei tea, siis kassmees on üks inimene Jaapanist, kes siis, ma ei mäleta kust kohast, kuskilt lääne kaldalt alustas Austraalias ja tema eesmärk oli siis, ma ei mäleta, kas kõndida Sydneysse või kuskilt lääne Austraaliast. Ja teil on mingi see on tuhandeid ja tuhandeid kilomeetreid, mis see vahemaa on. See on crazy. Nii et, ja ta on siuke kuulsus Austraalias, nii et pange Instagrami või TikToki või Facebooki Catman otsingusse ja te leiate. Ja selles mõttes ikkagi tasuta ka, vaata. Tal oligi aiakäru sees oli mingid asjad, tal oligi kassi kostüüm oli, noh selles mõttes, kui sa kõrbes kõnnidega, sa ei tohi seal lühkada ja mingi topiga kõnnida. Vist mingi heategevuseks
annetab või mingid värgid ka. Aga ta sai nii kuulsaks, et reaalselt nagu outbackid igal pool Austraalia inimesed teadsid teda. Ja et kui ta nagu oli juba mingisse linna jõudmas, siis inimesed läksid talle mingi süüa andma ja inimesed karavaniga peatusid mingi, mida sa oled see kassmees või? Ja siis kokkasid talle süüa, kutsusid õhtusöögiks oma sinna kämpimisplatsile ja nii edasi, nii et päris lahe. Nii et nii on ka võimalik reisida, jah. Kuidas mul see üldse meelde tuli praegu? Huvitav, me ei ole kunagi rääkinud sellest, me näidanud üksteisele. Me vist ei ole omavahel isegi rääkinud kunagi omast, nii et see on siuke huvitav. Tuleb keskenduda maailmas positiivselt. Jah, no lõppkokkuvõttes jah, et kõik, mis me nüüd siin rääkisime, ongi see need mingid sise mingisugused teemad, millega kellel kõigil on ju mingisugused probleemid või mingid teemad, et kas peaks nii tegema või naa tegema, et vahet ei ole, kus maailma otsas sa elad lõppkokkuvõttes ja kõigil on omad probleemid, et hästi huvitav, mul sõbranna just saatis sellise postituse, kus kohas oligi kirjas, et ta kuulis baarmänni siis rääkimas mingile inimesele, ma ütlen enam-vähem, ma toon mingid teised näited, aga nagu ma ei mäleta täpselt neid kohti, Hawaii oli kindlasti, ühesõnaga Hawaii'l oli reisil ja kuulas siis baarmänni rääkimas ühele teisele inimesele, et tema unistus on olla mingis X kohas ja olla seal siis mingil üritusel, ütleme mingi karnevalil või midagi on ju. Et see on tema unistus on ju, kõige suurem unistus elus, et ta sinna reisib üks päev ja saab seal karnevalil käia. Ja siis see inimene, kes seda kuulis, mõtles sellele, et näed, et me kõik elame niimoodi, et meie bucket listid on teiste inimeste bucket listid. Et põhimõtteliselt tema kogus raha aastaid, et minna Hawaii'le reisile ja elada seal ja olla seal ja nii äge. Ja seal on üks inimene, kes elab Hawaii'l, töötab seal ookeani ääres baaris, nagu tema jaoks unistuste tööd teeb. Ja miks siis see nii eriline oli see, et see baarmän ütles, et tema tahab minna sinna linna, kus kohas see tšikk elas, kes sõidab 4 korda nädalas tööle sealt samast kohast mööda ja see on tema jaoks täiesti tavaline ja mõttetu asi. Ja see inimene Hawaii'lt unistab ja see on tema elu unistuste üks listis nagu linnuke, mida ära teha ja sinna minna. Ehk siis lõppkokkuvõttes me kõik teeme, mis me teeme. Ja väljast võib-olla teiste elu võib tunduda nii äge ja ma ei tea, kes elab Austraalias, kes elab Eestis, tal on maja, auto, lapsed, kõik mingid karjäärid, äge. Jah, ma ei soovi hetkel lapsi, autot ja maju ja asju Eesti, aga lihtsalt, et see väljast tundub kõigile nagu äge vaata. Aga neil on omad probleemid, meil on omad probleemid ja lõppkokkuvõttes, jah, et see mõte oli päris lahe, et kõik inimesed unistavad mingist asjast, mis sulle tundub hästi tavaline, mis on sinu igapäevaelu. Nii on. Veider. Aga samal ajal meil kõigil on siis nagu probleemid sellega. Probleemid, unistused. Dilemmad. Jah. Siuke episood siis. Siuke episood. Tuleb elada oma elu nii hästi, kui oskame. Ja mitte ennast piirata liiga palju on meie moto. Ja need päevad, kus on kehvad päevad, need tulebki siis üle elada, ära pendalda, ühtegi otsust sel päeval vastu ei tohi võtta. Ja siis näed, 4 päeva hiljem on nagu ma saan aru, et issand, vaata kui ilus elu on, vaata kui lahedad asjad on. Et seal olid mõned teemad olid veel Instagramist, mingid asjad, mida inimesed kirjutasid, et vaatame võib-olla siin järgnevates episoodides võib-olla peatume nendel teemadel ka kiirelt, aga tõmbame tänasele episoodile siin joone alla. Ma tahtsin öelda, et YouTube'is tuli ka jälle päris hea kommentaar meil. Tuli Kas me viskame selle siia lõppu või lähme järgmises episoodis alustame sellega? Järgmises episoodis ma vastasin ka talle lühidalt. Ja see on hea teema, millest pikemalt rääkida. Aga me räägime pikemalt ka. See on küsimus siis, et kuna Austraaliasse reisida on nii kallis, et siis kuidas meie pere üldse reisib siia, mis korraldused meil on oma perega. Kuidas nad puhkust võtavad ja kuidas me rahastame kõike seda pulli. Nii et räägime seda siis järgmise episoodi alguses äkki. Aga nagu alati meie igapäeva tegemistel ja Brenda vahetuid emotsioone, kuidas ta ema lahkumise pärast eriti nördinud oli, saab näha Instagramis, nii et kui tulevikus midagi toimub, siis see on see, kus kõige esimesena emotsiooni pealt asjad üles lähevad. Muidugi kõike, mis me Brenda emaga korda saatsime Austraalias, saate näha YouTube'is.
ja kui te tahate ise siia Austraaliasse tulla, siis meile võib alati kirjutada, miks mitte austraalia@gmail.com, et tuua konsultatsiooni. Viimasel ajal on väga palju lahedaid uusnoori, on tunda, et oleme liikumas jälle, sest et eestlastel on alati see plaan, ma olen Eesti suve ära ja siis ma tulen, vaata. Yeah. Nii et kindlasti oleme liikumas jälle selles suunas, kus tuleb rohkem neid konsultatsioone, et on tore näha, et on nii palju toredaid ja ägedaid noori tulemas siia, nii et konsultatsioone on ka olnud mega tore ja põnev teha viimastel nädalatel, kuigi siia vahest on keeruline neid sutsata siia elu keerdkäikude vahele, aga mega Ei, no saab lahenud. tehtud ikka, kui on vaja. Nii et. Absoluutselt, nii et kirjutage meile, miks mitte australia@gmail.com ja kohtume teiega juba järgmisel nädalal, miks mitte podcastis. Tšauki, tšau. Tšau!